Tere õhtust kõigile! Tahan tervitada ka suursaadikut, endist suursaadikut Lehat. See on tõesti ajalugu sündimas, sest erinevalt meie eelmisest paneelist Euroopa ja keerulise olukorra kohta Põhja-Ameerikas näeme Ladina-Ameerikas lootust ja tõelist helget tulevikku. Alustame siis suursaadik Esraga. Võib-olla alustame värskete uudistega. Nimelt on Kolumbias presidendivalimistel võitnud Iisraeli-meelne Trumpi toetatud kandidaat. Jaa. Ma arvasin, et sa ütled, et Messi lõi nüüd värava mängus Austria vastu ka, aga jah. Ja tuleb märkida, et ta on lubanud avada saatkonna Jeruusalemmas. See on suurepärane uudis. Nii et suursaadik Esra kui riigi esindaja, kellel on Iisraeliga pikk ajalooline suhe. Kuidas teie seda näete? Kuidas te suhtute sellesse sammu, mis on viimane parempoolsete kandidaatide võitude reas Ladina-Ameerikas? Nii et suur tänu teile. Ma nägin täna kaarti Ladina-Ameerika riikidest, mis ei ole parempoolsed ja neid on alles 4. Nii et Ladina-Ameerikas asjad kujunevad ja samal ajal, kui teie arutate Euroopaga, kutid, üks aken sulgub ja teine avaneb. Tulge siis Ladina-Ameerikasse. Nagu te mainisite, suursaadik Fitz, siis see on viimane võit, mida me näeme Ladina-Ameerikas, millele on järgnenud Tšiili, Argentiina, Costa Rica, kus te töötasite, Boliivia ja Ecuador. Õige. Ja loomulikult Honduras. Ja Peru. Hästi. Nii et nimekiri jätkub. Ja veel üks värske uudis on see, et Genesis Foundation, millega te olete otseselt seotud, ja Israel Allies Foundation korraldavad järgmisel nädalal Argentiinas ajaloolise konverentsi. Koos president Milei ja Brasiilia presidendivalimiste juhtiva kandidaadi juhiga. Seega tahtsin teilt küsida, kuidas te näete Iisaki kokkulepete laienemist Ladina-Ameerikas? Enne kui ma teemasse süvenen, tahaksin lihtsalt jätkata Kolumbia värskete uudistega. Sest ma sain täna hommikul kolleegilt sõnumi, kes küsis, kas me elame siin Jerusalem News Syndicate'is ja ta ütles mulle hispaania keeles, et ma luban sulle, et 7. augustil kell 17:00 me taastame suhted Iisraeliga. See on väga konkreetne kuupäev ja see kuupäev on uue presidendi ametisse astumise päev. See on hämmastav. Ja nagu mainisime, on tõenäoline, et nad kuulevad varem või hiljem ka teadet saatkonna kolimisest meie igavesse pealinna, mis on samuti erakordne. Ma arvan, et Kolumbia on lihtsalt viimane näide sellest, mida sa oled öelnud, sammudest, mida oleme näinud kogu Ladina-Ameerikas. See on Iisaki kokkulepete raamistik. See on see, mille poole me püüdleme, mille poole me oleme püüelnud ja mille nimel me Afoorias oleme töötanud. Et Ladina-Ameerika valiks Iisraeli. Mitte sellepärast, et keegi käsib, mitte sellepärast, et arvatakse, et peab, vaid sellepärast, et ta ise tahab. Sest nähakse ühiseid väärtusi, ühist heaolu, ühist julgulekut ja vastastikku kasulikku suhet Iisraeli ja Ladina-Ameerika vahel. Ja me teeme seda kõigil tasanditel, valitsuste vahel, parlamentide vahel. Nii et see, mida te just mainisite, mida me teeme koos Israel Allies Foundationiga, kus me toome 11 erinevat Ladina-Ameerika parlamenti selle nädala lõpus Buenos Airesesse, et allkirjastada ühiste põhimõtete deklaratsioon. Me tegime seda juba Brasiiliaga, nii et Brasiilia, kus meil on täna väga negatiivne täitevõim, loodetavasti see muutub oktoobris, aga praegu on seal väga negatiivne täitevõim. Meil on õnnestunud teha koostööd parlamendiga, kus neil on teekaart selle kohta, kuidas nad kavatsevad järgmise 9 kuu jooksul Iisraeliga suhteid süvendada. Ja me tahame seda teha kogu piirkonnas ning samuti inimeste vahelisel tasandil. Nagu ka minu kolleegist suursaadik siin mainis, Euroopas nähtud pessimism, Aafrikas nähtav potentsiaal, tegelikkus on Ladina-Ameerikas. Väga hea. Ja nüüd, Lea, sina oled küll Miamis tegutsev, kuid oled väga otseselt seotud USA latino kogukonnaga, mis moodustab 20% elanikkonnast, suurima etnilise rühma USAs.
ma tahaksin teada, kuidas sina näed selle mõju avaldumist latiino kogukonnale Ameerikas, justkui lumepalliefekti nende jaoks, lähtudes sellest, mis võib-olla on juhtunud nende päritoluriikides. Väga hea küsimus. Ma arvan, et selle uue suhete avanemisega võiksid juudi inimesed Iisraelis praegu tõesti väga häid uudiseid vajada. Ja ma ei saa piisavalt rõhutada, kui oluline on tõesti kasutada ära seda uut diplomaatilist, majanduslikku ja tehnoloogilist võimalust, mis meil praegu ees on, arvestades kõike seda, mida me näeme üle Euroopa ja isegi Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriikides peame mõistma, et Iisaki kokkulepetel on palju laiem mõju kui ainult diplomaatiline koostöö, mida me näeme. See ulatub ka infovõitluse valdkonda. Ameerika Ühendriikide elanikkonnast on 20% latiinod. Prognoositakse, et aastaks 2050 moodustavad nad 30% kogu USA elanikkonnast. Neil on kõige vähem antisemiitlikke hoiakuid võrreldes teiste etniliste või rassiliste gruppidega. Ja nad on ühed suurimad digitaalse ja sotsiaalmeedia tarbijad, mistõttu on neist saanud valeinfo sihtmärgid. Ja samal ajal, kui kogu see uskumatu tegevus toimub, ma mõtlen, 12 riiki on taas saanud Iisraeli sõpradeks. See on täiesti uskumatu. Ja mida me peame mõistma, on see, et need 20% elanikkonnast, kes on latiinod, ei ole mitte ainult ameeriklased, vaid ka ladinaameeriklased. Ja nad hoiavad pidevalt silma peal oma koduriikidel ning jälgivad oma koduriikide kohalikke uudiseid, et näha, mis poliitiliselt ja majanduslikult toimub, kuna see mõjutab nende perekondi. Nii et kõige selle juures, mis toimub, peame me kasutama ära mitte ainult diplomaatilisi ja majanduslikke võimalusi, vaid peame ka kindlustama, et suhtleme 650 miljoni ülemaailmse hispaania keelt kõnelejaga, et nad teaksid, et need head arengud toimuvad. Aitäh! Suursaadik Ezra, Panama on märkimisväärselt olnud ainus Ladina-Ameerika riik, mis pole kunagi tunnustanud Palestiina riiki. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Nii et mina olen siin ainus. õige. Aga hetkel on see siiski oluline mööndus, eks? Hetkel hoiab Panama oma saatkonda ikka veel Tel Avivis. Küsimus on, kas näete selle muutumist, kui nii Argentiina kui ka võib-olla Brasiilia parimal juhul viivad oma saatkonna Jeruusalemma presidendi rollis? Milei ja Brasiilia senator, kes on juhtiv kandidaat, on mõlemad seda lubanud. nii et 24 kuud tagasi, kui kohtusin oma presidendi Jose Raul Molinoga ja ta andis mulle selle ülesande, ütles ta mulle, Ezra, ma tahan, et sa tugevdaksid Panama ja Iisraeli suhteid. Ma tahan, et sa laiendaksid saatkonda, aga palun ära tõstata saatkonna kolimise teemat. Meil on siin juutide ja araablaste vahel väga rahulik õhkkond ning ma tahan, et see nii ka jääks. Nii et kui sa minult küsid ja paned kaalule, olles ainus riik, kes ei tunnusta Palestiina omavalitsust võrreldes saatkonna kolimisega. Ma ütlen sulle, ma elan Jeruusalemmas, nii et see on nagu poolel teel. Olgu. Sellega lepime praegu. Suursaadik Fitz, kuna olete endine suursaadik, saan ma selle küsimuse teile esitada. Kui peaksite mütsist tõmbama, siis milline Ladina-Ameerika riik oleks järgmine, kes kolib saatkonna Jeruusalemma? Noh, meil on olnud Costa Rica uus president Laura Fernandez, kes ütles, et ta kavatseb saatkonna ümber kolida. Meil on olnud Kolumbia vastvalitud president, kes ütles, et ta kavatseb saatkonna ümber kolida. Nii et ma ütleksin, et tõenäoliselt üks neist kahest. Ma survestaksin ka oma sõpru Ecuadoris, kes on palju teinud. Nad avasid tegelikult Jeruusalemmas innovatsioonibüroo diplomaatilise staatusega, nii et nad on poolel teel. Ma tahaksin väga näha, et ka nemad saatkonna ümber koliksid. Ma arvan, et kui Bolsonaro võidab, siis ta on juba lubanud, et kolib samuti saatkonna ümber. Nii et me oleme näinud kogu piirkonnas lainetust inimeste seas, kes tahavad sidemeid süvendada. Hondurase saatkond on juba seal. Honduras on kohal, Guatemala on kohal, Paraguay on kohal. Tegelikult on pooled Jeruusalemmas asuvatest maailma saatkondadest praegu Ladina-Ameerikast. Ja inimesed ei mõista, et see piirkond on juba väga tugevate sidemetega. Me peame neid sidemeid süvendama. Me vajame täna maailmas kõiki sõpru, keda saame.
ja Ladina-Ameerika inimesed, nagu Lea ütles, on väga avatud kultuurilisele, diplomaatilisele innovatsioonile ja ärivahetusele Iisraeliga. Ja nad näevad selle eeliseid. Nii et hämmastav. Lea, ma tahtsin sinult küsida, sest sa mainisid oma eelmises vastuses, et latiinod kipuvad olema digitaalse sisu peamised tarbijad. Ja arvestades kõiki raskusi, millega Iisrael meedias silmitsi seisab, eriti ka Ameerika latiinode seas, kes ei ole tingimata, välja arvatud need, kes on usupõhised, suured toetajad, mida saab teha Isaac Coatsiga digitaalse meedia kaudu, millega sa oled nii palju seotud, et muuta narratiivi? Nii et ma saan oma kogemusele tuginedes öelda Fuente Latina asutaja ja tegevjuhina, et huvi Hispaania päritolu loojate, mõjutajate, ajakirjanike, reporterite ja isegi ajakirjandusüliõpilaste poolt Iisraeli vastu on kasvamas ja kiirenev. Ja see on sellepärast, et alates 7. oktoobrist on Fuente Latina edukalt toonud Iisraeli 300 mittejuudi Hispaania ajakirjanikku, kes ei ole evangelistid. Mis minu arvates ütleb palju selle kohta, kui palju liitlasi ja potentsiaalseid liitlasi meil Hispaania kogukonnas on. Kui vaadata ainult numbreid, eriti Ameerika Ühendriikides, siis hispaanlased on USA ja Iisraeli suhete tulevik ning meie parimad potentsiaalsed liitlased võitluses antisemitismi vastu, juba ainuüksi numbrite põhjal. Me teame ka seda, et kuigi Iisrael ja juudi kogukond ei investeeri nii palju kui peaksid, välja arvatud loomulikult Iisaki kokkulepped, aga meedia ja kommunikatsiooni vallas räägib Iraan hispaania keeles hispaanlastega. Hezbollah räägib hispaania keeles hispaanlastega. Kataril on Al Jazeera hispaania keelsena, mis räägib ülemaailmse hispaania keelt kõneleva publikuga. Iisrael ja juudi rahvas peavad rohkem investeerima, meil on suurepärased lood. Meil on siin Iisraelis suur Hispaania päritolu iisraelaste kogukond, kellest paljud olid 7. oktoobri ohvrid ja ellu jäänud. Meil on lugusid, mida rääkida. Meil on nüüd vaja investeeringuid ja levikanaleid, et saaksime need sõnumid ja info inimesteni viia. Edgar, kas ma võin sõna võtta? Eelmisel aastal pärast konverentsi, mis meil oli Shabbatil, rääkisime Joshiga ja Alekseiga ning nägime vajadust luua JNS hispaania keeles. Täna on see reaalsus. Sarita on direktor, ta on Panamast ja JNS TV hispaaniakeelne kanal tuleb Panamast. Ja samuti on El Al Airlines sel sügisel teatanud esimestest otselendudest Buenos Airesesse. Uuendatud. lennud Buenos Airesesse taas alustati, nii et see on ka üks asi. Lõppsõnades ma mõtlen, kas sa oskad öelda, kus me sinu arvates aasta pärast, järgmisel, 3. iga-aastasel JNS tippkohtumisel Ladina-Ameerika kontekstis oleme? ma lõpetan tegelikult millegagi, mida peaminister Netanyahu täna õhtul säutsus. Ja ma arvan, et see on lihtsalt sümboolne selle kohta, kuhu me liigume. Ja ta ütles, Iisraeli sõbrad võidavad järjest, pidades silmas Kolumbiat ja elagu Iisaki kokkulepped. Ja ma arvan, et me näeme seda kui tulevikku. Tead, Iisrael on öelnud, et aasta 2026 on Iisraeli jaoks Drom-Ameerika ehk Ladina-Ameerika aasta. Ma alati vastan talle ja ütlen, kuhu mujale sa ikka lähed. Aga me võtame selle vastu ja me liigume vooluga kaasa. Ja ma arvan, et tänu kõigi siin viibijate abile tuleb sellest piirkonnast palju rohkem positiivset. Hämmastav! Eile vestlesin ma Alec Axel Vanishiga, Argentiina suursaadikuga. Ja ma küsisin temalt, nii, kus me seisame Iisaki kokkulepetega? Kuna tema oli asutaja ja see oli tema algatus. Ja ta ütles mulle, et Iisaki kokkulepetel peaks olema nii keha kui hing. Ja hing on Ladina-Ameerika ühendamine Iisraeliga. Ja keha on raha, eks? Nii et ta töötab mitmete algatustega koos IDB pangaga, Iisraeli rahandusministeeriumiga ja ka Ameerika Ühendriikidega. Kui meil on raha olemas, saame minna Ladina-Ameerika valitsuste juurde kindla autoriteediga ja öelda neile, et Iisrael on siin. Iisrael on valmis andma seda ja teist ja siis näeme dramaatilist kasvu nende riikide hulgas, kes liituvad Iisaki kokkuleppega. Hämmastav. Lea?
ma arvan, et me näeme üha rohkem häid ja positiivseid uudiseid, mis tulevad Iisraelist hispaaniakeelses meedias, mida me juba praegu näeme kasvamas. ma arvan, et me näeme märkimisväärset turismi kasvu, mida Iisrael nii väga vajab, arvestades viimase 3 aasta sõda. Ja ma arvan, et kõigi nende heade inimeste pingutustega, kes selles valdkonnas töötavad ja pane tähele, meid on väga vähe. Kui vaadata, kes töötab maailma erinevates geograafilistes piirkondades, siis hispaaniakeelses ruumis tegutsevate organisatsioonide ja juhtide arvu võib tõenäoliselt 1, võib-olla 2 käe sõrmedel üles lugeda. Nii et tehtav töö on uskumatult strateegiline. Sellel on tohutu mõju, nagu me praegu näeme. 13 riiki on hakanud taas saama Iisraeli sõpradeks. Ja ma arvan, et me näeme veel palju head tööd tulemas. noh, me jätsime kindlasti parima viimaseks. Suur tänu. Muchas gracias.